et see tegevus, millega nad tegelevad, kas see on siis jooksmine või midagi muud, kehaline liikumise vorm, siis see peab kasu tooma ja kasu toob ta siis, kui on tegemist, ütleme ikkagi eelkõige terve inimesega ja seetõttu ma soovitan spordiarsti juurest või perearsti juurest läbi käia ja teha üks terviseuuring ja saada ülevaade, mis seisus organism antud hetkel on ja vastavalt sellele siis oleks võimalik juba mõelda selle peale, et missugune see koormus ja missugune see tegevus on kõige optimaalsem. Kui sa küsisid just jooksu koha pealt, siis ega jooks alati ei olegi kõige parem tegevus, eelkõige kui on tegemist ülekaaluliste inimestega, sest jooksus on see põrutusmoment ja et kui toefaasis ületab ikkagi see raskuse mitmeid kordi kehakaalu ja seetõttu peaks ikkagi eelkõige inimesed vaatama, kes on ülekaalulised, kas ikkagi hakata jooksma või pigem vaadata mõne lihtsama tegevuse. Kui ikkagi rääkida jooksmisest, siis eelkõige number 1 on see, et kui te hakkate jooksmas käima, on see õige pingutusaste ja teiselt poolt ka siis kestvus. Treeningu kestvus võiks kindlasti olla pool tundi või enam. Parem, kui ta on ligi tund aega, kuid kindlasti on algajal suhteliselt raske tund aega järjest joosta. Et seetõttu võiks algaja kõnd ja jooks vaheldumisi toimuda. Ja kui ikkagi tund aega juba suudetakse ära joosta, see on juba väga hea tervise ja ka treenituse tundemärk harrastusjooksjale. Teiseks väga oluliseks teguriks, mida peaks jälgima, on pingutusaste, et millega seda treeningut läbi viia. Kui me räägime harrastusspordist ja tervisespordist, siis eelkõige ta peaks olema selline, kus energiat organism saab selleks tegevuseks eelkõige rasvadest ja süsivesikutest ja see tegevus oleks aeroobse iseloomuga. See tähendab seda, et kõik see tegevus saab toimuda hapniku juuresolekul. See tähendab seda, et hingeldamist ei tohiks sellel kehalise liikumise ajal olla ja seda on võimalik testida või vaadata niimoodi, et kui te kaaslasega jooksete, saate rahulikult juttu ajada, et sel ajal siis, kui saate jutustada, siis kindlasti see koormus on selline, mis on kasuks teile, teie üldine kehaline võimekus paraneb ja eelkõige töötavad aeroobsed mehhanismid, mis on kõige olulisemad mehhanismid selleks, et terve olla. Aga kui juba tahate osaleda ka rahvaspordiüritustel ja ka seate endale teatud eesmärke juba ka sportlikus mõttes, siis ma soovitan pöörduda kindlasti spetsialisti poole, vaadata endale treener, kes teeb teile vastavad treeningkavad ja selle järgi siis harjutada. Küsiks taastumise